tere mõnusat pühapäeva õhtut. Oleme siin Petrone Prindi klaasmajakese juures ja istusime maha Petroonega, kellelt on nüüd ilmunud 2 täiesti värsket raamatut. Raamatute pealkirjad on Suure inimese tunne ning Riks ja 4 kuningat. Ma mõtlesin kõigepealt, et kuna kõik räägivad hetkel jõulutunnetest ja sellest mõnusast jõuluajast, siis vaatame kõigepealt raamatut Suure inimese tunne. Tepp, kas sa oskaksid mulle rääkida, kuidas selline pealkiri sündis või mis selle pealkirja taga peitub? Selle pealkirja taga peituvad tunded jah, et see raamat on tegelikult süžee ühest poisist, üks tundeline poiss, kes elab oma emaga ja isa on kaugel maal ja siis tal on nähtamatu sõber ja päris sõber ja igasugused teemad on seal ja kõik pealkirjad selles raamatus ja kõik need peatükkide algused ongi sellest, et nad mingisugune tunne. Et mulle tundus, et nendele tundus, eks ju, et kõik raske on tänapäeval üldse laste tähelepanu võita, aga siis see küsida niimoodi, vaatame, mis sa siit lahti võtsid. Kas sina tead jõulude ootamise tunnet? Kas sul on ka nii olnud, et kui esimest korda lumi maha tuleb, kui esimesed helbed õhus tantsivad, siis kohe mõtled, jõulud on lähedal ja lähed õue ja nuusutad, kas jõululõhna on tunda? Enne muudkui ootad ja ootad kuidagi ärevalt, aga kui lumi on maha tulnud, läheb ootamine rahulikuks. Ja see on igatahes just nii. Ja siis nagu edasi läheb see, eks ju, niimoodi selle esse, selle peategelase peale, aga kõik peatükid algavad niimoodi, et ma küsin lugejalt, kas sina tead seda tunnet, kas sinul on ka see tunne olnud? Ja miks ma nii tegin, ma ei tea, lihtsalt oli selline tunne. No väga hea just selles osas, et tegelikult kõik saab alguse ju täpselt niimoodi tunnetest ja tundmisest. Ja kui ma loen siit sisu korrast, et siin on ka veel näiteks lapsolemise tunne, nähtamatu isa tunne, suure inimese tunne, et neid on nii palju erinevaid. Kuidas sa otsustasid, millised tunded siia raamatusse saavad ja kui paljud tunded jäid veel järgmist raamatut ootama? Tegelikult see oli ikkagi lugu, üks süžee ja siis ma hakkasin vaatama, et aga mis oleks, kui paneks kõiki need tunded peatükkideks ja võib-olla tuleb mingi uus raamat sellesama tegelasega, sest et seesama kunstnik Made Balbot on nii imeline, ma ootasin tükk aega Alice Imedemaal raamatu taga järjekorras, et oleks võimalik saada ikkagi Made Balbotit endale illustreerima ja me oleme sellest rääkinud, et võiks veel teha seda. Aga muideks Suure inimese tunne, see peatükk räägib arva ära millest Taara viimisest ja siis, kuidas see laps, et ta kõndis nagu vaatas, et kõigil teistel suurtel inimestel on ka ilmselt seesama suure inimese tunne ja et nüüd on mul oma töö, ma lähen viin pudelit Taara automaati ja siis on mul oma raha, oma teenitud euro. Et see on suure inimese tunne. See on jah tegelikult hästi huvitav selline mõttemängijale, et mis siis tekitab selle suure inimese tunde. Et ma ise mäletan, mina tundsin ennast suurena, kui ma õppisin ära lehvitamise, mitte niimoodi üles-alla, vaid küljelt küljele. Ma olin lasteaia aknal ja kui ma oskasin lehvitada emale niimoodi küljelt küljele, siis mul oli suure inimese tunne. Siit tunde juures minna edasi teise raamatu juurde, mis minu pilku püüdis kohe just oma illustratsioonidega. Et siin on siis tegu raamatuga Riks ja 4 kuningat. Ja enamikele eestlastel on ju tuttav Astrid Lindgren ja Lindgreni raamatutesse illustratsioonid teinud Ilon Vikland. Ja nii, kui ma seda raamatut lehitsesin, nii vaatasin kohe, et pildid on justkui Ilon Viklandi stiilis tehtud ja kohe tekkis huvi vaadata, et mis nende piltide taga peitub. Aga see Riks ja 4 kuningat, kas siin on siis tõesti juttu Eestis kui kuningriigist või kust need kuningad tulevad? Aga Eestil on olnud 4 kuningat. See oli aastal 1343, kui oli Jüriöö ülestõus ja kui eestlased valisid enda vanemad, 4 vanemat, 4 kuningat ja need kuningad
kõndisid Paide ordulossi, kus pidid algama läbirääkimised orduga ja kus nad tegelikult võeti kinni ja tapeti. Ja mind on see lugu tegelikult, võib öelda, et lapsest saadik väga häirinud, et olid eestlaste 4 kuningat ja need lihtsalt tapeti ja tead, mis on kõige õudsem, tegelikult me isegi ei tea nende kuningate nimesid. Ja kunagi Mart Laar rääkis kusagil esinemises sellest, et meie ise eestlased, me peame võtma oma ajaloost lood ja nendest tegema kangelased ja neid lugusid teadma ja mäletama ja jutustama. Ja siis ongi üks võimalus. Ma loodan, et see raamat, see on nagu nüüd natukene suurematele lastele, see on nüüd, ma arvan, et ütleme 6–12 eluaastat, võib-olla 7–12 ja niimoodi, seal on tegelikult karmid teemad, et kui me räägime sellest, et on ikkagi, Jüriöö ülestõus ei olnud ilus aeg, aga ma suutsin sellest ikkagi niimoodi kirjutada, et kõik toimus niimoodi riivamisi, et põhiline tegevusliin on seal see, et on tänapäeval üks väike poiss, kes väga väike ka, koolipoiss, ja tal hakkab unenägudes läbi pööningut leitud maagilise peegli tulema sisse minevik. Ja üks juba surnud vanaisa vaim, kes soovib, et nad seda oma vana nõialiini pidi edasi uuriksid ja ajaksid seda, et tegelikult on minevikku võimalik muuta. Ja on võimalik minna ja neid 4 kuningat hoiatada, et nad ei läheks sinna ordulossi. Ja päris palju toimub seal ja näiteks on ka seal üks naljakas koer, kes kogemata satub kaasa unenägudesse ja siis ta võtab kaasa ka oma 2 sõpra, ühe tüdruku ja poisi ja nad hakkavad koos minevikku muutma. Ja see ongi siis see Riks ja 4 kuningat. Ja selles osas on ju tõesti õige, mis sa mainisid, et me peame iseenda ajaloo omaks tegema ja ma arvan, et see raamat on väga hea sissejuhatus eestlaste ajalukku ja mis on tegelikult veelgi põnevam, on ju see, et kuna see toimus päris siin Eestis, siis kõigepealt jõuluvaheajal on suurepärane aeg, et see raamat läbi lugeda ja seejärel saab juba asuma Eestit avastama, äkki samamoodi kogu selle jutu jälgedes, et kuhu need jäljed võivad lugejaid viia. Ja see raamat tegevus toimub Padise kloostri lähedal, seal, kus tegelikult oligi Jüriöö ülestõusu ajal kõige suurem madin. Ja seal on karstialad ja koopad ja seal on tegelikult ka olemas koopad, et selle raamatu lõpus leitakse mingid koopad ja see on, tegelikult ongi koopad olemas, kui te vaatate seal, panete näiteks Google'isse karstialad ja karstikoopad, nii et ütlen ka seda, vaata sa alustasid kunstnikust. Kunstnik Mariann Remmel on ise ka ajaloo ja arheoloogi taustaga ja kõik selles raamatus olevad joonistused pole lihtsalt mitte Ilon Viklandi stiilis nunnud, sellised klassikalised, vaid nad on tegelikult autentsed, et sellist tüüpi asju võidigi 14. sajandil kasutada riietuses ja mul oli abiks seesama Mart Laar, oli mu kirjasõber, kui ma seda raamatu tegevust juttu kirjutasin ja siis Heiki Valk, 2 väga tähtsat ajaloolast lugenud selle läbi, natuke parandanud, seal vaadanud, nii et päris väärikas. Jah, tundub tõesti täiesti reaalne raamat, mis kätte võtta ja kus saab niimoodi uusi teadmisi, et ise ei pane seda tähelegi enam. Aga ma arvan, et need on väga heaks lisandiks tegelikult, mida tulla ja lähemalt vaadata, et kellele huvi pakub, siis kohe siinsamas klaasmajakese juures oleme olemas ja kellel on rohkem küsimusi, siis Ed vastab kindlasti hea meelega. Ja, aitäh! raamatu siia pilti ka, jah, pilti ei näidki muidu, okei. Tada!